Tere päevast, head sõbrad ja kaasamõtlejad. Täna räägime ristist ja Eesti hingest. Mõelgem hetkeks Eestimaa kalmistutele ja maastikele. Silma hakkavad ristid vahel puust, vahel kivist, vahel rauast. Teel olles kohtame tolmuseid teeriste ja mõni neist suunab meid Keelkonna kiriku juurde, mille torni selendab vahel ka kuldne rist. Kuid rist ei ole ainult kiriklik sümbol. See on teatud mõttes kultuuri süda, kohtumispaik, kus taevas ja maa lõikuvad. Rist ei ole Eestis siiski võidusümbol, mis kõneleb vägevusest ja särast ja võimust. See võis võidusümboliks olla Hispaania Reconquista võitlejaile või ristirüütitele, kes saabusid meie maale tule ja mõõgaga, kuid meie jaoks on rist siiski rohkem kannatliku vastupidavuse ja sellega seotud ohvrite märk. Isegi kui see rist seisab võiduväljakul. Miks? Pikk pärisorjuse ja võõrvõimude valitsus pani meid vaikima ja kannatama. Ja keset seda vaikust avanes meile risti sügavam teoloogiline ja filosoofiline tähendus. Järgnevalt mõtisklegem selle üle, kuidas see vaikiv märk ühendab rahva kannatuste raja lunastuse ja tõelise vabadusega. Vastuse võti peitub võib-olla John Bunyani palveränduri teekonnas. Nagu juba ütlesin, on Eesti kultuuriline hingesügavus vaikne, vastupidav ja kannatlik. Selles vaikses taluvuses on risti esteetikat. Rist ütleb, et valu ei ole mõttetu, kui sellest sünnib elutunnetuse sügavus. Olgu selleks siis Juhan Liivi valu, Betty Alveri kargus või Marie Underi palvus, kõik nad kannavad endas seda risti sõnumit. Kanda koormaid ja uskuda tasa. Filosoofiliselt on ristis Eesti vaimsuses nähtud pigem eksistentsi saladust, mitte niivõrd kiriklikku dogmat. Nagu seda on öelnud Uku Masing, Jumal on seal, kus inimene kõige enam kannatab. See tähendab, et usk Eesti vaimulaadis ei tähenda edukust ja võimu. See tähendab haavatavat armastust, Jumala loobumist, väest, et olla meiega meie abituses. Nagu varem oleme märkinud, avaldas Eesti vaimulaadi kujunemisele läbi vennaste koguduste ja hiljem vabakoguduslike liikumiste külge olulist mõju John Bunyani palveränduri teekond. Siin kirjeldatakse kristlaseks saamise teekonnal hetke, kus inimese pingutused lõppevad ja algab arm. Risti inimese mene alustab oma teekonda taevalinna poole, kandes hingematvalt rasket koormast. See on süü, hirmu ja loojast lahutatuse koorem. Ta püüab sellest ise vabaneda, aga ei suuda. Ja siis jõuab ta risti juurde. Bunyan kirjeldab seda müstilist hetke nii. Kui ta tuli risti juurde, veeres tema koorem seljast maha ja kukkus hauda ning teda ei nähtud enam. See on teoloogiliselt vaadelduna sola gratia, ainult armust õndsaks saamise hetk. See on silmapilk, kus me avastame, et pääsemine ei tule meie enda jõust, vaid see on Jumala teenimatu arm meie elus. Armu kogenud inimene mõistab, et süü ja vabadus ei saa
koos elada. Tulevikku ei saa rajada mineviku vigadele, vaid lunastusest sündivale vabadusele. Rist kui pilt lunastusest on Eesti vaimsuses vabaduse sümbol. Kristlane rändab edasi lauldes, sest ta on muutunud. Ta elab ja liigub nüüd tänutundest, mitte oma mineviku eest põgenedes. Ja nii me siis laulame vaimulikes lauluraamatus on need sõnad: risti all võid rahu leida, väsinud rändaja, sealt su hing võib trösti saada, eksija. Rist ei asu Panioli mitte teekonna lõpus, vaid alguses. Pääste ei ole eesmärk, vaid lähtepunkt. Vabanemine süüst ja orjusest paneb aluse uuele elule. Aga miks on rist filosoofiliselt siiski nii võimas? Sest nagu apostel Paulus ütleb, see on juutidele ärrituseks ja paganale narruseks, ent neile, kes on kutsutud, olgu juutidele või kreeklastele, on ta Kristus, Jumala vägi ja Jumala tarkus. 1. Korintuse 1. peatükk 23. salm. Filosoofilises plaanis rikub rist selle maailma loogikat. Kui filosoofia on alati otsinud tõde, headust ja ilu, siis rist ei vasta kuidagi nendele ideaalidele. Rist on inetu, valus ja ebaõiglane. Ja ometi ütleb kristlik usk, et just siin keset hukkamise koledust avaneb tõde. Hegelit parafraseerides tõde sünnib mitte võidetud väitluses, vaid kaotuses. Muidugi tundub see paljudele Nietzschest alates orjamoraalina, nõrkuse ülistamisena. Osalt võib see etteheide olla isegi põhjendatud, sest alistumise ülistamine võib vahel ka kinni katta õiglase vastupanu. Kuid ometi just nõtruses ja haavatavuses peitub risti löödu moraalne sõnum. Armastus vaenlaste vastu, ohvrimeelsus ja eneseohverdus. Need hoiakud on vorminud kogu läänemaailma eetikat. Kristuse rist astus vastu antiiksele vägevuse eetikale, haavatavuse ja ennast ohverdava kannatusega. Me tajume nende kahe elukäsitluse vastasseisu tänini. Rist on tõepoolest Jumala narrus, mis on inimeste tarkusest kõrgem. Risti all mõistus lakkab toimimast, kuid süda ärkab. Risti all oleme sunnitud loobuma oma selgitustest ja põhjendustest, sest põrkume siin usu paradoksile. Risti all ei seisa me mitte mõtlejate, vaid palvetajatena. Selleks, et kogeda Jumala armastust, tuleb loobuda oma väest ja oma tarkusest. Nõnda siis võib öelda, et Kristuse rist on nagu vaikne universum, paik, kus üksiku ja rahva vaikne vastupidavus kohtub Jumala lunastusega, armuga ja vabanemisega. See on nagu väike tuluk aknal, mis näitab suures tuisus eksinule teed koju. See annab sisemise rahu ja vankumatu teadmise. Taevane vabadus on lähedal. Rist kõrgub üle võitlustest väsinud rahva, kuulutades vaikselt, kuid vankumatult: armastus on tugevam kui surm. Valgus on suurem kui öö. Risti all muutub inimlik lõpp jumalikuks alguseks. Risti jalamile ei tulda võitjatena, vaid väsinutena. Meile on aga oluline, kas me suudame risti näha ainult kirikus või me näeme seda ka argipäeva kannatuste keskel. Kas me kuuleme veel ristilt kostvat sõnumit? Armastus jääb ja
valgus ei kao. Kohtumiseni.